Tallinna linna siluett täieneb aina uute ja uute kõrghoonetega. Haaberstis vast valminud torni tipu kõrgeimal rohkem kui 100 ruutmeetrise penthouse'i korteri eest tuleb täna välja käia rohkem kui 600 000 eurot. Milline on elamine Tallinnas kõrghoone katusekorteris? Esimene märksõna on vaated ja avarus. See on nagu kõrghoonele tüüpiliselt on selline vaade ja võimalikult kauge ja vaba vaade, siis nagu see suur väärtus, mida enamus kinnisvaraühikutel või korteritel siis nii-öelda ei ole. Ja teine asi siis antud objekti puhul on kindlasti need kõrged laed. Tulles aga pilvepiirilt Rocca Towersi tavakorterite juurde, siis ega neiski täna enam vähem kui 200 000 euro eest kodu kätte ei saa. Kuid aga kinnisvaraturg peaks vaikselt tervenema hakkama. Pakkumiste arv on kasvamas ning hinnatõusu aeglustumist on juba näha järelturukorterite pealt. Näiteks, kui 64 ruutu Mustamäel uusarenduses maksab 230 000, siis 66 ruutu Lasnamäe paneelmajas on 130 000. Uusarenduste hinnad sõltuvad kuid kriisis olnud ehitussektorist, kuid sealgi on näha esimesi taastumise märke. Tänasel hetkel ennustamine on väga-väga raske olnud viimased kuud, et ütleme nii, et ehitusturg on natuke nagu stabiliseerunud. Ehk see annab lootust, et ütleme ehitushinnast tulenevalt enam hindasid tõstma ei pea. Siiski, olles viimastest kuudest õppinud, ei tee paljud ehitajad enam täielikult fikseeritud hinnaga lepinguid, jättes ehituseelarves osa komponente lahtiseks. Kui turul materjalide hinnad muutuvad, siis vastavalt muutuvad ka ehitushinnad, mis meil nendega lepingutes on, aga mõlemale poole, et ka kui lähevad hinnad allapoole, mida on täna juba nagu märgata, et siis töötab sellisel ausal meetodil.